Tere minu kallis kudumispesa. Tere kallid külalised, sõbrad, sõbrannad. Just teie jaoks mina siin täna olen. Täna me alustame teiega kuduma seda kampsuni, mis te näete manigeenil ja mis te näete juba muudatusega tehtud minu seljas. Aga täna me hakkame. Ja kes soovib, jätab seda kampsuni niimoodi vestina, nagu mina seda tegin selle roosaga. Kes soovib, teeb varrukad. Kes soovib, siis teeb mingi kaunistusi juhul, kui näiteks soovite. Aga mina näitan teile otsest lõpuni, kuidas seda tehakse. Et meie töö teiega hakkab käima siin rühmas. Et see rühm on kinnine rühm, ainult teie, ainult mina ja meie vahel. Et kõik, mis mina teile räägin, kõik, mis mina teile näitan, videod, pildid, tekstid, see kõik on minu oma, minu väljamõeldis ja nii nagu ma oskan, nii ma teen, nii ma näitan teile. Et mul on päris hea meel, et minu rühmad ikkagi sama, mis ma ütlen, sama huvilised on siin, et päris paljud teist juba mitte esimene kord minuga koovad, aga kes esimene kord, siis tere tulemast ja meie alustame. Et iga päev või vaatame, kuidas teil läheb see töö, kuidas teie tempo on, et mina postitan osakesed, et mis puudutavad seda kampsuni. Ja teie teete, juhul kui tekivad küsimused, siis alati küsige minu käest, et kas seda sama postituse all, mis näiteks tuleb samal päeval, või otse mulle kirjutada, või omavahel küsida. Et palun juhul, kui mina näiteks mingil põhjusel ei vasta kommentaarile, olge head, kirjutage mulle otse. Vahepeal juhtub nii, et ma lihtsalt ei näe neid kommentaare. Aga mina proovin ikkagi vaatada ja siis tähelepanelikult lugeda, mida teie kirjutate. Selle kampsuniga on selline lugu, et praegu suvi, aga suvi meil on selline nagu ta on, et õhtuti ikkagi päris jahe, tahaks midagi selga panna ja see midagi selga panek ongi selline mõnus, kerge ja pehme ja taktiilselt väga-väga meeldiv kampsun, mida mina pakun teile ka tegema hakkama. Et mohaeris, kiidmohaeris, mitte mingid teised mohaerist, vaid kiidmohaerist. Et mis nende vahed on, mina sellest teen eraldi postituse ja ma loodan, et kõik teist hakkavad seda lugema või kuulama. Et mis veel? Et nii nagu ma ütlesin, et meie kampsun on jagatud mitmeks osaks ja alustame me kuduma siit ülevalt alla ja see ülevalt alla kudumine on minu meelest väga sümpaatne ja mulle imponeerib sellepärast, et juhul kui me koome kampsuni ülevalt alla, me saame reguleerida, kui pikk meie kampsun on. Et siis me saame nagu aru, kas lõngad pisavalt palju või pisavalt vähem, ja kuidas me seda nagu teeme. Et mis ma pean mainima selle kampsuniga, et varrukadele läheb täpselt ühele ja teisele kokku, läheb täpselt 2 tokki seda lõnga. Siin näiteks see vest mul läks, see on ML surus umbes niimoodi ja natukene rohkem kui 53 sentimeetrit pikk. Siin on näiteks 6 tokki. See, mis minul seljas on päris pikk ja laiem, ja siis varrukad veel. Siin on peaaegu 10 tokki läks sellele kampsunile. Aga mis me teeme?
etapid on sellised, et alustame ülevalt, esimene päev meil tuleb kaelus. Just seda kaeluse osa ja mina näitan, kuidas seda tehakse. Algusest ma mõtlesin natukene keerulisema varianti, kuidas ma näitan teile. Pärast ma kudusin ja harusin lahti, kudusin uuesti, jälle harusin lahti ja siis tegin tegelikult 3 neid samad kampsunid, siis arvatud seda, mis te näete. Ja tuli välja seda, et ma tahan teile näitada maksimaalselt lihtsama kaeluse, mis välja näeb nagu keeruline, aga maksimaalselt lihtne. Et alustame sellest, et esiteks kaeluse osa. Siis järgmine osa, mis me teeme, tuleb seljakasvatus. Ärge hirmutage neid, kes esimene kord koovad või kudusid kuskil kaua aega tagasi kunagi. Ärge hirmutage, mina kõik näitan ja ma loodan, et te saate aru protsessist. Ja siis järgmine osa, mis me siin teeme? Nagu ma mainisin, et sel kampsunil on teistmoodi raglaan. Et kes ei tea, mis on raglaan, ärge ka kartke, kõik on korras, et see on selline kampsuni osa või mingi kleidi osa. Et tavaliselt neid raglaani joont on 4. See on klassikaline, et üks on ees, kus on varrukas ja siis teine ka sillel ja siis on teises poolest on 2 veel. Meie puhul on maksimaalselt lihtne, meil on ainult 2 raglaani joont, ainult see, et protsessis me peame lisanduma neid silmused igas reas. Juhul, kui on 4 raglaani joont, siis seal on teised natukene neid süsteemid. Aga meie teeme niimoodi, et lisandume silmused igas reas. Vahet ei ole, kas see on pahempidi rida või parempidi rida. Meie kampsuni lugu on selline, et meie hakkame kuduma ikkagi ülevalt alla. Ja selle raglaani joone lõpuni me koome seda kõik koos, kõik osad. Esiosa, teine esiosa ja siis seljaosa me kõik koome nagu edasi-tagasi. Esimene etapp on kaelus, siis teine etapp seljakasvatus ja siis raglaani joon ja siis järgmine etapp on see etapp, kus meil tuleb see varrukate ava. Siis me hakkame tegema niimoodi, et eraldi koome esiosa, eraldi koome seljaosa ja teine esiosa meil tuleb ka eraldi. Ja siis, kui on ava juba nagu tehtud, siis meie hakkame jälle kuduma kõik neid osad korraga ja nii pikka, kui tahate. Ja siin on selline olukord, et see kampsun, mis te näete siin praegu manekeenil, siin on tehtud nagu figuuri sellised kahandused figuuril. Minul kampsunil, mis mul seljas, neid figuuri kahandusi ei ole. See on selline hõlmik, päris selline hõlmik. Siin on natukene viisakam variant. Kuidas teie ise soovite, mis te ise mõtlete, kuidas teie kampsun peab olema, palun väga. Et mõlemal kampsunil, mõlemal viisil, kas see, mis on selline ilus viisakas või selline nagu minul hõlmik selline, et mõlemadel on see olukord, et juhul, kui naisterahvas on hästi rinnakas, ikkagi rinnad lähevad sisse. Et vahet ei ole, mis varianti te valite. Et mina näitan teile ja annan teile numbrit S, M, L, XL ja siis te ise mõtlete, mis suurus teie olete. See kampsun, mis iganes, kas see, mis vestina läheb või siin te näete,
või see, mis on minu seljas, see mõlemad neid ei ole väga figuuri peal. Need on sellised ikkagi vabaajaliselt kampsunid, nad on sellised mõnusad. Nad tekivad, annavad meile pehmust, neid annavad meile soojust, neid annavad meile mugavust. See on see olukord, mille pärast me üldse tahame seda kampsunit. Nii, mis edasi? Peale seda, kui on tehtud see etapp, kus on kõik osad koos, mina näitan teile, kuidas mina siin panen kinni neid silmused. Mitu erinevate varianti on olemas, et mina näitan teile I-koordi ja ma näitan teile kas või sama, mis ma siin tegin. See on nagu järgmine etapp ja siis viimane etapp on varrukad. Varrukadega on sama lugu nagu kõigega, et ainult teie valik, kuidas te soovite oma varrukad. Kas te soovite, et teie varrukad on hästi pikad, hästi kitsad või te soovite, et teie varrukad on laiad ja siis üldse kas varrukad on vaja. See on teie otsustada. Et mitte midagi siin rasket ei ole. Kõik ma näitan. Juhul, kui on küsimusi, siis alati küsige palun. Aga praeguseks kõik. Tere tulemast ja alustame.